tere, aga kuidas sa siis saaksid võtta esimesest, teisest ja kolmandast astmest, mille kokkuvõtliku ülevaate ma siin teile olen teinud. Kuidas sa saaksid võtta sellest maksimaalse, parima? Minu kogemus näitab, ja minu õpilase kogemus ja minu õpetaja kogemus näitab see, et järjepidevus, igapäevane, integreeri reiki kui oma loomulikku eluviisi, igapäevasesse eluviisi ja see hakkab muudkui laienema, avarduma ja sulle aina rohkem sinu maailmavaadet ja sinu energia välja nii-öelda rikastama ja tervendama ja sa hakkad selle avastama igapäevaselt. Mida rohkem sa seda teed, seda tugevamaks sa sellest saad, seda rohkem võimalusi see sulle loob. Esimese astmega kindlasti tähelepanek, et kontakt oma kehaga teistele jaga alati siis, kui sa oled ise laetud kõige hea ja paremaga, kui sa oled juba mõnda aega, vähemalt 21 päeva järjest, iga päev reikitanud. Võtnud seda kui pühendumust, kui südameasja, kui armastad seda kui iseennast ja panustad sellele, siis kõik justkui nagu taimed, kui sa kastad seda ja imetled seda ja paned ta sinna keskkonda ja paned talle ilusa poti ja mulla ja kastad seda ja paned ta sinna päikese kätte või oleneb taimest, mõni vajab ka rohkem varjulisemat, õige keskkonna, loed, mis on talle parim ja lood kõik tingimused selleks, siis ta hakkab sul õitsema siin, eks ju. Sama on sinuga, kui sa teed regulaarset reikit. Esimene on see, et jah, kindlasti alati iseendale ja võtta see kui oma elu baas või rutiin, sest see on parim pankakonto, energeetiline, spirituaalne pankakonto, sest iga päev ei ole, kõik päevad ei ole vennad. On erinevaid päevi, on haigusi, on kiirustamisi, on riide, on neid, on rahvamassides liikumisi, kus kõik inimesed ei ole ühesuguste väärtustega ja austavad ja kõik inimesed ei ole ühesugused, et issanda loomaaed on suur ja lai, aga kui sa teed reikit, siis sa leiad sellise tugipunkti, mingi baasi, mis aitab sul paksust ja vedelast läbi minna igapäevaselt. Ja see on justkui nagu investeering, iga reiki harjutamine igapäevaselt loob eelpagasi või niimoodi pinnase sulle, et sul erinevates ärevates olukordades või situatsioonides sul oleks juba ressurssi võtta. See on niisugune eeltöö pinnas. Ja pidevalt reikitades sa arened pidevalt automaatselt, ilma et sa seda, kas sa tahad või ei. Kindlasti loe ka teadlikkuse raamatuid, ma saatsin sulle raamatu soovitusi, kui sa leiad, seal resoneerub sinuga midagi, alati loe lisa. Kas teemaga, mis sind hetkel endal on õhus, või reiki raamatuid in general. Kõik teemad, mis sind enese arengu teekonnal paeluvad, tunne huvi, ole uudishimulik nagu üks vaba lapseks. See ei ole juhus. Niimoodi reikitades sul ka intuitsioon ja sisetunne tõuseb nii teiste inimeste osas, mingite situatsioonide ja võimaluste osas, sinu enda keha osas hakkad rohkem kuulama menüüd ja nii edasi, mis su keha vajab, kuidas ta vajab ja hakkad seda rohkem väljendama. Ja hakkad rohkem looma seda keskkonda endale, hakkad rohkem nagu, siis see tuleb automaatselt selle järjepideva reikitamisega kaasa. Teise astmes ära unusta, ka emotsioone on võimalik tervendada, hingehaavasid on võimalik alati tervendada, minevik, olevik, tulevik, kõik on võimalik tervendada. Mina tean, ma olen elav näide sellest, et karmat on ka võimalik tervendada. Miski ei ole kivisse raiutud ja sul on võimalik ka distantsilt olles kellegile soovida head ja saata reikit ka näiteks mingile tulevasele sündmusele, mis võiks õnnestuda kenasti või kellegile kallile, kes on reisil ja sa tahaksid, et ta reis õnnestuks või eksam õnnestuks. Manifesteerimisel kasuta reiki sümboleid, reikita, loo pinnas, võtta ise vastutus, võtta ohjad enda kätte hobusaastal, eks ju. Ja võtta täis vastutus endale ja loo ise enda ruum enda sees ja juba siis ka endast väljas teise astmega avardub nii-öelda.
kasuta neid sümboleid alguses nii palju, 21 päeva järjest, et need on juba justkui nagu osakese sinust, et tikivad, et sa tikid nad oma aurasse. Ja siis loobu nendest paberitest, kaartidest mingi aeg, luba usalda. Aga tee seda 21 päeva järjest, et sa nii palju olen täna rääkinud, et sa teed seda järjest, et sa tõesti mõttega, tundega, läbi kogemisega, erinevaid tehnikaid kasutades, et mis on sulle parim, et ära õppida ja integreerida ja lase need lahti. Ja nad jäävad kogu eluks sinuga, just nagu ka Reiki kanal, see jääb kogu eluks sinuga nüüd. Tänu sellele, et sa olid sellele avatud ja et sa praktiseerid igapäevaselt, isegi kui väsinud oled, eriti kui väsinud oled, võtad selle aja. Sa teed see endale väga suure kingituse sellega. Reiki on kingitus, külluslik, sul alati olemas, igas elu hetkes, sa saad alati selle juurde pöörduda. Need sümbolid on alati mu lemmikud olnud ja nad tõesti toimivad ja nad on tõesti võimsad. Reiki meistriks saad sa pideva enesearengu teekonnal käimisel. Lugemised, podcastid, reisimised, sisevaatlus, eneseanalüüs, holistilised teraapiad, inimeste vaatlus, meditatsioonid, ühesõnaga meisterlikkus küpseb ajaga. Paralleelselt tee reikit, kasuta, muuda oma eluviisiks, igapäevaseks eluviisiks. Kõik kui kokkad, reikita. Kui valid, mida sa täna süüa teed, kuula oma sisetunnet ja nii edasi. Lähed magama tänutundega, ärkad üles tänutundega, teed reiki praktikaid isegi kui oled väsinud, siis märkad mingi aeg, et see võtab su elust väga suure osa. Ja sa märkad tagant järgi vaadeldes, et aga mul sellest ajast saati on see ära muutunud ja see paremaks läinud ja nii edasi ja nii edasi. Ja mida rohkem sa seda jagad või märkad, seda rohkem tuleb uusi veel selliseid võimalusi. Mäletad, tänutunne loob küllust juurde. Tänutunne olemasoleva eest loob aina seda juurde, mida sa tahad. Kui sa oskad märgata seda, mis sulle meeldib ja mida sa oled juba saavutanud või mis sul olemas on, see loob küllust sinna juurde, pinnast juurde, viljakust juurde. Samamoodi reikiga, kui sa oskad märgata tulemusi, siis see võimendub, suureneb ja sa tugevned selles, avardud selles nii-öelda. Meistri aste, 3. aste on see, et sa avard oma teadmisi, oma intuitsiooni, hakka uurima oma juurte kohta, iseenda, oma tõelise olemuse kohta, oma elu pea eesmärgi kohta, kindlasti tee ka oma sünnikaart, astroloogiline vaata, mis seal on huvitavaid kordusi, mis on su läbiv joon sinu eluliinis, sinus endas, usalda ennast, aga uuri ka ja otsi vastuseid, küsi julgesti elult ja ole valmis vastu võtma vastuseid. Tutvu erinevate inimestega, sest nad peegeldavad sulle midagi. Oska öelda ei, kes ei toeta sinu teekonda ja loo tasakaal enda kodus, enda meeles, oma hinges, enda eluviisis. Lihtsusta oma elu, kindlusta oma elu ja tasakaalusta, sest elu lihtsates asjades peitub vägi ja võlu. Et Maksim, kuidas saavad minu siin kursuse tellijad maksimaalselt reikist kasu veel? Vaatame reiki kaartidega, orakli kaartidega, vaatame. Armastus, Dancing with the Dragon, Praying, perekond, Master of the Trade, Intuitive Awareness, Energy Exchange. Kuidas saab rohkem kasu on ka see, et kui sa ära unusta ka seda, et seda, mida sa annad, sa saad seda. Sa meistriks oma väest, oma sisemisest väest. Jõud ja sisemine vägi on kohalolekus ja reiki seda loob.
saa meistriks selles, et sa leiad väe iseendas ja sa jagad seda küllust, mida sa avastad endas ka teistega. Rakenda leia oma see elu, töö või hingekutse ka paralleelselt oma tööle. Kui sul on mingi muu töö. Ära jätta seda unarusse, kasvata ka seda osa, oma hingelisust. Sest see toidab sind. Su sisemine draakon, justkui nagu see reiki on ka, et see äratab sinust sellise väe, aga see, kuidas sa seda suunad, see on see, mis sa selle eest vastu saad. Austusega, konstruktiivselt siis saad ka vastu. Tänutunne reiki üle kindlasti on, mis sa saad väga palju kasu ja intuitsioon paraneb. Armastus ja perekond, see seob, reiki on justkui nagu see chi, see eeter perekonnas, ta ühendab kõiki. Kui inimesed on nagu elupärlid, et ta ühendab, näiteks jutuajamised on sügavamad, teadlikumad, intiimsemad, armastavamad, usaldavamad. Toidulauas on toredam meeleolu, kõik koos, keegi ei ole nutiseadmes, sest reiki on see, mis ühendab, eks ju. Sa saad oma rõõmu ja sisemise väe meistriks. Läbi intuitsiooni, läbi tänutunde, läbi oma kohalolu, oma väest teadlikuks saamine. Aga see, igal ühel on tegelikult kontakt reikiga ja oma seksuaalenergiaga, oma eluenergiaga, aga see, kuidas sa seda kasutad, see viis või see väärtus, mida sa sellega lood, määrab kõik. Ja see tuleb ringiga tagasi. Et kui sa panustad iseendasse, siis õigel aja ja hetkel sa mõistad, et see pidev reikitamine tasus ennast ära, ma sain sellest stressist või haigusest nii kiiresti jagu. Sest see oli investeering. Mul oli kergem sellest võitu saada või mingist olukorrast või raskest pähklist näiteks. See ühendab armastusega perekonda, aitab leida sul oma väe, tänutundega. Sa hakkad märkama võimalusi intuitiivselt ja ka oma keha tunnetama, et kuskil on midagi arenemas, mis ei meeldiks sulle, siis sa kohe nagu hakkad endasse vaatama rohkem ja küsima ja uurima. Ja energy exchange, et tundub, et siin on inimesi ka, et ära hoia endale kõike seda loodu. Kui sul tuleb hästi välja ja sa tunned ennast juba ülevoolavalt, külluslikult ja tänulikult reiki üle, siis kindlasti on vaja jagada oma teadmisi, oma südametarkust, oma reiki teadmisi, oma reiki energiat, oma küllust, oma distantsreikit ja nii edasi. Et niimoodi sa ka avardad ja saad rohkem meisterlikuks selles, mis sa oled õppinud ja mis on sulle panustanud, hakkab veelgi rohkem sulle ka looma endale tegelikult. Ja see on armas. Et sa kasuta seda otstarbekalt, see on justkui nagu, kuidas sa reikit kasutad, on justkui nagu ka peegeldus selles, kuidas sa tegelikult oma elujõudu, aga ka raha, oma seksuaalenergiat, aga ka raha kasutad. Millised harjumused sul seal on? Kas sa investeerid? On ju, reikitamine on ka natuke, ma investeering, ma panustan endasse. Või sa kulutad selle ära, suunad ainult teistele ja ennast jätad ilma või oled sa otsaga, et ei investeeri, eks ju, ei säästa, ei panusta, ei hoiusta. Kuidas sa rahasse suhtud, et kas sa tunned, et sul on alati piisavalt külluslikult, ülevoolavalt või sa tunned, et alati kuidagi nagu on puudu või asju, et seda saab ka reikiga puudusteaduses, küllusteadusesse nagu sa treenida, programmeerida. Et võib-olla sinu suguvõsas on olnud üks muster, väga paljudel on kollektiivis olnud puudusteadlik, aga sina saad luua küllusteadvuse. Seal on otsene ühendus, kuidas reiki energia, eluenergia, elujõud, seksuaalenergia ja raha ja tervis ja looming, kuidas sa seda praktiseerid või kasutad või kuidas sa sellesse suhtud, tegelikult on ka nagu reiki tegelikult. Et kas sa väärtustad seda või sa pillad seda, kas sa hoiad seda
kasutad, kas sa liiga hoiad seda ja ei jaga või seal tuleb leida tasakaal, eks. Et energia peab alati voolama, ka rahaenergia, siis raha tuleb alati juurde. Sa tead, kui sa annad, siis sa saad. Täpselt see. Ja mina alguses isegi reiki sümbolid panin seinale, peeglile, joonistasin õhku, paberile, kaardid tegin, kasutasin niimoodi hästi nagu praktiliselt, et nad võimalikult kiiresti mulle integreeruksid. Ja pärast ma lasin need lahti ja need ikka toimisid. Ja ära unusta, nad on väga praktilised ja eesmärgistatud ja nad sümboliseerivad looduselemente. Nii et kui sa elad keset linna isegi või ükskõik, kus sa oled reisil või kus sa oled autoga sõitmas või mida iganes, looduselement, me koosneme looduselementidest. Me inimesena oleme loodusosad ja koosneme neist ja on hea hoida neid, olla sellest teadlik ja kasutada neid otstarbekalt, sest nad toetavad meid siin maa peal, hingedena. Need on meile teraapilised ja kõrgvibratsioonilised. Looduses viibimine ja reikitamine on ka täiesti käsikäes. Ja tänutunne ka endale, kui sul oli raske ja mõtlesid, et ma täna reikit ei tee, ma täna ei viitsi tänutunnet enne voodisse minekut, viis asja, mille üle ma tänulik olen või 5 inimest, mille või kelle üle ma tänulik olen, ma ei viitsi teha. Ma ei viitsi seda reikit täna teha, nii raske on, nii väsinud olen haige, olen väsinud, ma ei taha, mul on stress ja nii edasi, aga sa ikka tegid seda, siis ole endale väga tänulik, ütle aitäh, et ma ikkagi tegin ära, ja teen homme ka ja hea tunne on ju ka kohene, eks ju, kui seda teha. Aga edaspidi ma kavatsen teha ka siis selliseid reiki erinevaid praktikaid, lisa videomaterjali. See on eraldi lisatasu ees, kui on soovi, aga võib-olla esiteks püüdke integreerida kogu seda materjali, mis ma siin jagasin, seda on palju. Aga lihtsalt ma mõtlesin, ma eraldan need sellepärast, et just, et siin on väga palju, mis on vaja integreerida ennem, et edasi veel mingid tehnikaid kasutada nii-öelda. Ja meil on veel videokohtumine 30 minutit. Ma sooviksin, et sa annaksid mulle teada, millal sina sooviksid videokohtumist, live videokohtumist minuga teha, et rääkida, võib-olla sul on mingid küsimused mulle. Võiks selle teha niimoodi nagu märtsis, aprillis, kevade jooksul teha, millal anna mulle märku, lepime aja kokku ja see on selle hinna sees siis ja sul on võimalik küsida küsimusi, saada vastuseid, kui veel midagi jäi õhku rippuma. Võib-olla sa soovid veel mingit kinnitust, täpsustust või vaadata, et kuidas siis sina saaksid edasi minna. Võib-olla sa tahad jagada oma lugu, oma tähelepanekuid, oma edasiminekuid, oma avastamisi. Kui midagi oli arusaamatut, kindlasti küsi ja saad vaadata sealt, kuidas siis sealt edasi, et kuidas sina seda vastu võtsid ja kuidas sinu jaoks see toimib kõige paremal moel, sest iga reegitaja on oma looga ja oma tehnikatega ja oma vastuvõtmisega. Et vaadata sealt edasi, et ma väga ootan seda vestlust sinuga, anna mulle teada ja kohtume Kauksi Ansil juba. Kohtumiseni!